Tere hommikust! Kell on 10:30 ja tere tulemast meie 7. digiteenuste seminarile. Täna meil on 2 esinejat, Anna Šiškova Trinidad Weissmanist ja Evelin Mänd Swedbankist. Tänase seminari teema on Eestis tegutsevate pankade e-teenused. Palun lavale meie esinejad. Tere, ma olen Anna Šiškova. Nagu eelmine kord olen teile tutvustanud, töötan analüütikuna Trinidad Weissmanis ja mina täna alustan ja Evelin mul on igati abiks, kuna ta töötab Swedbankas ja kindlasti pädev ja väga asjakohane isik meie tänasel seminaril. Aga alustame. Esialgu ma sooviksin teile tutvustada, et tänapäeval on Eesti Pangaliiduga on liitunud järgnevad pangad Swedbank, SEB-Bank, LHV, Luminor, Inbank, Bigbank, Coop, Citadel Panka Eesti filial, OP Corporate Bank Eesti filial ja siis Svenska Handelsbanken Eesti filial. Kuna meie tänase seminari teema on igapäevapangandus ja mis on mõeldud pigem eraisikutele, siis me keskendume peamiselt Swedbanka, SEB, LHV, Luminori ja Coopi pankade peale. Tutvustan ka tänase seminari kavad, et seminar on jagatud 4 osaks. Esimene osa on e-teenused ehk milliseid põhilisi e-teenuseid pakuvad pangad era- ja ärikliendile. Teine osa on maksud ehk kuidas teostada makseid internetis, püsimakseid, välkmaksed ja kõik sellega seotud. Kolmandaks on turvalised internetiostud, kuidas seda aktiveerida ja deaktiveerida. Neljaks on meil rahatarkus ja pangapetturid, et kust saab rahatarkusi juurde õppida ja millised on enam levinud petturite skeemid tänapäeval. Peale seda tulevad küsimused ja vastused. Me oleme kogunud teie e-lankeetidest küsimused ja siis näitame ka vastuseid, mida me saime leida ja siis võite vabalt küsida ka küsimusi juurde ja me vastame teile hea meelega. Aga alustame e-teenustest. Milliseid põhilisi e-teenuseid pakuvad pangad erakliendile? Igapäevapangandus, kaardid, kindlustus, laen ja leasing, kogumine ja investeerimine ja pension. Alustame igapäevapangandusest. Mina näitan teile mitu erinevat panga näited ja edaspidi näitan samamoodi ka ja ehk ütleme nii, igapäevapangandus kordub ühel või teisel määral iga panga juures. Mõned erinevused eksisteerivad, nendest võib-olla räägime natuke lähemalt. Ehk näiteks LHV näiten räägin, et on olemas erakliendi igasugused pangatoimingud. Selle all mõeldakse konto väljavõtte vaatamine, kontojääk ja kontväljavõtte vaatamine. Siis on olemas siuke asi nagu arveldused, arveldusele kuuluvad maksekorraldused, siseriiklikud maksed, välismaksed, määratud maksed, e-arved ja püsikorraldused. Digipangandus on seotud mobiiliäppidega ja autentimisvahenditega. Lisaks on sellised teenused nagu e-teenused panga kaudu ehk seda rohkem puudutab võimalust edastada andmeid maksu- ja tolliametisse siis, kui on vaja täida tuludeklaratsiooni. Mõned lisaasjad on näiteks nagu lapsekonto avamine pank noorte jaoks, erakliendi kaardid ja kliendiprogrammid. Siinkohal jagan teile slaidid näiteks, millised on igapäevapanganduse toimingud on LHV puhul, siis on SEB-il, Coopi pangal,
näiteks Coopi pangal on siuke huvitav asi nagu säästukaart, et saab Coop kauplustes soodustusi ja see töötab kliendikaardina. Ja siis Swedbanka kohta lähemalt räägib Evelin. Ja, tervist, mina olen Evelin, et ma tutvustan ennast, ma olen Swedbankist olnud inimene tänase kohtumisele, võtan osa esimest korda siin, aga väga tore teiega siin tutvuda kõigidega, kõike ei tea kindlasti, aga räägime Swedbankast natukene lähemalt, et Swedbanki, kui te vaatate pärast siia erakliendi kohta, siin on igapäevapangandust meil välja loodud, siis mis te näete siin Swedbankis kontoinfo olemas, ehk siis igapäevapanganduse all, koondväljavõtte alt näiteks seda näete, konto väljavõtte alt, minu e-arve alt, kontojäägi, et kõik kontoinfo olemas siin vasakul tulbis. Siis järgmine tuleb maksete kohta. Meil on pangas väga palju võimalust, kuidas inimene saab ära maksta kõik oma arved, kulud, ülekanded, kõik, mis on vaja. Neid on ka päris palju siin, nendest võime rääkida natukene hiljem. Digipangandus on olemas, siin on lühedalt kirjutatud, mis on mobiilipank, mis on kiirteade, saldo mobiilis, kuidas inimesed saavad aru, kus, mis on ja palju on neil jäänud näiteks kontojääke. E-teenuste kohta olemas samamoodi nagu teistest pangadest tuludeklaratsioon ja teised e-teenused panga kaudu. Dokumendihaldus ja üleüldiselt mobiilirakendused, nendest võime ka hiljem vaadata üle. Aitäh, Evelin. Nüüd jätkame selle asjaga nagu kindlustus. Päris tähtis asi meil täna päeval ka. Jälle tutvustan natuke lühidalt ja üldiselt, mis tähendab milline kindlustuse liik. Näiteks kodukindlustus. See on kindlustus, mis kaitseb ühe pere elamut või eramaja omaniku ootamata kahjude eest. Sealhulgas vara kahjustamine, tulekahju, loodusjõud, võib-olla veeavari või üleujutus, murdvargus, vandalism ja mõned muud õnnetused, mis on sellega seotud. Järgmine kindlustusliik on liikluskindlustus, et see on kohustuslik kõikidele sõidukitele, millega osaletakse liikudes. Liikluskindlustus kaitseb teid, kui tekitate oma sõidukiga teistele kahju. Liikluskindlustuse osas on olemas veel siuke alamliik nagu kaskokindlustus, et see on vabatahtlik ja sellega hüvitatakse sõidukile tekkinud kahjud olenemata sellest, kes õnnetuse põhjustas. Lisaks on olemas reisikindlustus ja see hõlmab ravikulud ettenägematu haiguse või õnnetuse korral, stomatoloogilist esmaabi, pagasi kahjustamist ja kadumist, ainsa reisidokumendi vargus või röövimine, reisitõrged, lennupileti vahetamine ja väljalennu hilinemine. Lisaks pakutakse selle raames ka õigusabi, kui jäite hätta kuskil välismaal. On olemas ka elukindlustus. Elukindlustus hõlmab traumakaitset, puudutavad töövõimet ja surmajuhtumeid. Jälle, nagu on näha, erinevates pankades on erinevad kindlustuse liigid on näidatud ja võib uurida selle kohta lähemalt, minnes panga veebilehele. Siin jälle annan sõna Evelinile. Swedbank pakub ka kindlustusi, nagu te olete eelnevalt vaadanud need slaidid, siis mõnes pangas on neid rohkem, mõnes pangas on neid vähem. Siis kui inimene logib internetipanga, siis on siin ilusti tulpide alt, kõik on olemas. Et kodukindlustus asub meil vasakul pool, kus inimene saab logida sisse, arvutada kuumakset, et palju ta peab maksma. Samamoodi ta saab aastaseks makseks teha, et meil on erinevad variandid. Autokindlustamine on meil olemas nii liiklus kui ka kasko, et liiklus on vajalik, et ilma selleta ei saa ja kasko on, nagu rääkis Anne eelnevalt, see on vabatahtlik.
et kui auto on uus, siis miks mitte kindlustada. Siis reisikindlustus on olemas meil eraldi siin välja toodud, kuigi ma lisaks siia juurde, et meil on olemas selline võimalus nagu krediitkaart, mida on hea reisi ajal kasutada ja ta annab samamoodi reisikindlustus ja ta on meil goldkaart, Swedbanki oma. Siis on elukindlustus olemas täitsa. Siin on samamoodi, inimene paneb siia sissetulekut, inimene paneb oma vanust ja siis näitab, milline võiks olla see kindlustussumma tal, mis võiks olla kaitseks nii-öelda. Siis on olemas eraldi kaardikasko, see läheb krediitkaardi alla ja laenemaksekindlustus. Ja allpool, kui midagi peaks juhtuma, siis kust saab seda informatsiooni ja kuhu ta peab kirjutama õnnetumise puhul. Evelin, ma paranda mind, aga siinkohal, kui ma ei eksi, et kaskokindlustuse kohta kehtib selline reegel, et kui auto võetakse liisingusse, siis kaskokindlustus on kohustuslik. Ja, see on kohustuslik. Kuna inimene võtab pangast laenu, nii kaua kui inimene maksab laen, auto on panga oma nii-öelda, ehk siis liisingu oma. Ja siis, kui inimene maksab välja, siis ta juba ise võib mõelda, kas ta soovib seda kaskot või ei soovi. Aitäh! Edasi just kui räägime laenutest ja liisingutest. Ja on olemas erinevaid laenude ja liisingute liigid, nagu näha näiteks kodulaen, eralaen, väikelaen, remondilaen, autolaen ja liising, õppelaen, isegi tervise- ja ilulaen. Jagan natuke rohkem infot ka nende kohta. Kodulaen on mõeldud uue kodu või krundi ostuks ja kodu ehitamiseks. Väikelaen sobib kõikidele plaanidele ja ideede elluviimiseks, nii remondiks, tehnika ostuks kui ka muudeks ootamatuteks kulututeks. Väikelaen on hea lahendus, kui on vaja järelmaksu. Ma saan aru, et näiteks remondilaen ja autolaen, need on ka väikelaenu liigid, ehk võib-olla seal on teatud tingimused natuke erinevad, aga põhimõte on sama. Need on tõesti samad, et ma natukene räägin, siin võtan sõna korra segan, et väikelaen ja autolaen tõesti samalaadne laen, aga väikelaenu te võtate, et ei ole nagu rohkem kohustuslik panga vastu ja te ei pea kuskile midagi registreerima, te saate oma arvelduskontole raha ja teete, mis te tahate. Aga autolaenu puhul on see, et te peate autot registreerima registrisse. Ja kui te ei tee seda, kui näiteks praegu antakse seal näiteks 10% antakse teile laen ja kui te ei registreeri, siis saate ikkagi maksma. Seal on 31 päev, kui ma ei eksi. Mida ma olen leidnud, on tervise- ja ilulaenu. Et seda nüüd pakub just LHV ja seda kasutatakse ravi- ja iluteenuste eest tasumiseks või erinevate tervise- ja ilutoodete ostmiseks, näiteks hambaravi, silmade laseroperatsioon, esteetiline kirurgia ja teised meditsiiniteenused. Jälle igal pangal on omamoodi laenud jagatud ja tutvustatud, võib lähemalt lugeda nende veebilehel. Evelin, soovid veel midagi lisada? Ma arvan, sa räägisid praegu kõik, ma tooks siia välja, et meil on päikesepaneelide laen, mis ma ei ole eelnevalt näinud teistedel pangadel, aga samas meil ei ole nagu LHV-s ilu jaoks laenu. Ma vist märganud, et kas LHV-s või Coopis on ka päikesepaneelide laen. Kas see kehtib siis sellele, kui inimene soovib enda maja peale paigaldada päikesepaneele ja selle jaoks on mingi eraldi tingimused? Täpselt niimoodi, et praegu on päikesepaneelide laen ja meil on ka olemas eripakkumine intress 2 esimest aastat 0%-ga. Et kui tõesti soov päikesepaneeli osta ja paigaldamiseks, eks siis selle 2 aastaga te saate intressi vabalt võtta.
Selge. Äkki oskad natuke tutvustada ka teid kohustused, et siin on minu kohustused ja laena mõistlikult. Kas seal antakse mingid nõuandeid, et kuidas paremini hinnata oma finantssituatsiooni ja Ja, täpselt niimoodi, et laena mõistlikult ongi niimoodi, nagu meil kirjas, et seal on pigem need soovitused laenajale, et 9 korda mõtle ühest kohast laena, et kuidas oleks mõistlikum seda laenu võtta ja jaotada, et seal on 8 punkti nii-öelda soovitus kliendile, mida ta võiks enne lugeda. Ja samamoodi seal on need pidepunktid, kus ta saab all vajutada, et kuidas laenu on vaja, kas laenu üldse on vaja, rahastamisvõimalust, laenatakse mõistlikud summad, tingimused ja kõik need asjad on seal läbi kirjutatud. Et enne kui soov kliendil laenu võtta, siis kindlasti ma soovin vaadata laenu mõistlikult, selge, et aitäh. kohustuste alt. Järgmiseks meil on justkui kogumine ja investeerimine. Ja kogumine ja investeerimine võib jagada ka mitmeks alamosaks, et esimene on näiteks hoiused ja hoius on kõige mugavam ja turvalisem raha kasvatamise viis. Hoiusumma on perioodi lõpuks 100% tagatud ja neid on omajagu mitu tüüpi, näiteks kogumishoius, tähtajaline hoius ja muud. Teiseks on olemas fondid ja fondidesse investeerides on võimalik teenida paremat tootlust võrreldes sellega, kui hoida raha lihtsalt kontol või hoiuses. Aga igal pangal on oma tingimused ja pakkumised ja tuleb alati uurida ja leida enda jaoks kõige sobivam varianti. Kolmaks on investeerimine. See tähendab, et ettevõtted pakuvad avalikkusele oma aktsiaid ehk väärtpabereid ostmiseks mitmesugustel põhjustel, näiteks tegevuse laiendamiseks. Ja ostes aktsia saate sisuliselt ettevõtte üheks omanikuks ja teil on õigus saada osa ettevõtte kasumist. Võib-olla Evelin jälle täiendab minu juttu. Pigem ei. Räägisid kõik ja Swedbanki poolt. Tõesti, meil on siin olemas ülevaade, siis kasulikud infod, hoiused, nagu te teate võib-olla praegu, et iga pank pakub päris hea intressi, et kui te panete oma raha hoiuste peale, siis te saate sõltuvalt kas pool aastat või 3 kuuks, kui 9 kuuks või aastaks, seal on erinevad protsendid välja toodud, et kui te soovite vaadata, te saate ka logida sisse hoiuste peale, sisestada mingi summa ja te kohe näete, mis summad te saate selle aja jooksul teenida ja palju protsenti seal siis tuleb teile nii-öelda, ehk siis raha kasvatate sellega. Siis on samamoodi siin olemas, siinsamas ma ei näe seda meie juures, aga pensioni all on meil olemas teine sammas, 3. sammas, investeerimisosa, et kõike te saate vaadata ja teine sammas on siis teie isikliku raha tagavara, mis aitab kindlustada mõnusamat pensioniiga. 3. sammas on vabatahtlik, aga sellest me võime rääkida natukene hiljem. See on justkui meie järgmine teema. Sa võid jätkata. Okay. Ma jälle näitan erinevate pangade pensioni alamliigi, need on siin suht sarnased, ehk kõikidel on olemas teine sammas ja 3. sammas, võib-olla niisugused lisaasjad nagu pensioni investeerimiskonto on minu jaoks oli huvitav, et ehk sa saad ise valida, kuhu fondidesse sa investeerid oma pensioni. Siis on väljamaksed, et siis kui inimene jõuab pensioni ikka, kuidas tehakse neid väljamaksed ja siis fondi pension, see on tähtajaline pension, mida makstakse pensionifondist. Aga võib-olla Evelin, sa jälle täiendad mind sellel teemal. Igas pangas
peaaegu igas pangas, kui me lähme sealt vaatame edasi, siis Coop ei ole, LHV on, SEB on praegu välja toodud ja siis on Swedbank. Et vasakul pool, kui te näete, siis on minu pension ehk siis minu pensionivara, kes teist kogub, saab ka logida sisse, vaadata, mismoodi see raha kogutakse, mis summad te olete praegu kogunud, palju te juurde nii-öelda saite, et pension ongi raha tagavara nii-öelda, et mõnusamad pensioniiga. Ja siis on pensionifondist, kuidas see toimib, seda raha investeeritakse, raha töötab kuskil ja siis lõpus tuleb see kasu, et teine sammas koguneb tõhusalt, 2% brutopalgast maksate teie ja 4% lisab teile riik. Et ma ei tea, kes palju teil seal kogub, aga pärast saame ka vaadata, et võib-olla tekivad ka küsimused. Aga kolmas sammas on tõesti vabatahtlik, et ise panete sinna raha, panustate igakuiselt või teete ühe korraga sissemaksed ja kui teete tuludeklaratsiooni, mis me oleme eelnevalt vaadanud seal igapäevapanganduse all, siis te saate 20% tulumaksu endale tagasi, mis on ka väga hea. Et kui raha seisab, siis inflatsioon sööb seda. Aga pensioni abil te saate koguda nii tuleviku peale, et pensioniiga kohtuda hästi ja ka raha kasvatada, et ei seisaks ühel kohal. Aga ma arvan, lähme siis edasi. Aitäh. Lisasin veel paar asja, et enda jaoks olen avastanud sellise asja nagu lapsekonto avamise võimalus. Leidsin, et seda võib teha LHV-s, aga sain juba Evelini käest teada, et ka Swedbankis on selline võimalus olemas ja ka Luminoris olen näinud. Evelin, tahad? Ja tõesti lisan, et praegu kõik pangad ikka pakuvad seda, et laps võib olla väga väike, ta võib just sündida, et mina olen ise kohtunud. Laps oli alla vist alla kuud vana ja siis selle, et avada kontot vaja tõesti sünnitunnistus ja laps saab endale kontot, kuhu vanemad saavad juba panustada. Kas vanaemad või emad, isad või sugulased, et kõik saavad sinna raha saata igakuiselt ja tuleb see kogumine tal. Lisaks näiteks jälle leidnud LHV-s, et on olemas selline asi nagu Noortepank. Noortepanga eesmärk on pidevalt arendada paremaid teenuseid ja tooteid koos noortega. Ei tea, kas seda võimalik teha ka teistes pangades või see on võib-olla nende fiatuure puhtalt. Meil nagu Noortepanka nimetust tõesti ei ole, aga meil on ka noortele tasuta väga paljud asjad, näiteks kaardikuutasu, kas ta on tasuta või ta on soodsam, ülekanned, ka siin kõik, mis välja toodud. Et samamoodi mobiiliäpp on olemas, kaardimaksed telefoniga, et noorte jaoks on väga palju praegu välja toodud. Ja mõeldud nende peale ja et nad saaksid mugavalt toimetada. Ehk nii nagu teiste teemade osas kutsume teid ja kindlasti uurida ja lugeda informatsiooni hoolikalt, et ma võin ise enda poolt kiita, et pangad annavad oma veebilehtedel väga sisuga ja väga kasulikku infot, et sealt saab kõik võimalikke asju leida, mida teid võib huvitada. Nii, räägin natuke, milliseid põhilisi e-teenuseid pakuvad pangad ka ärikliendile. Need on mingil määral sarnased eraisikutega. Ka ärikliendide jaoks on olemas igapäevapanganduskaardid, siis on maksete vastuvõtmine, finantseerimine, kindlustus, investeerimine ja hoiustamine, siis on trade room, kontsernikonto ja partnerpakkumised. Me väga palju siin hetkel ei peatu, kuna jälle meie fookus on eraisikud maksete peale. Ja siis järgmiseks meil ongi maksed. Ja esimene asi, kuidas teostada maksed internetipangas.
LHV näitel räägin teile sellest lähemalt. Loogige sisse oma LHV internetipanga, sealt valige vasakult menüüs igapäevapangandus. Valige edaspidi makseid. Siis sealt avaneb uus makse. Siis võite valida, kas soovite Euroopa makset, välismaksed, teedake kõik vastavalt lahtrid ära ja siis vajutate kas makse või lisaootele, et juhul, kui te soovite näiteks järgmisel päeval seda tehingut teostada. Suht sarnane ka Zebil, et logite sisse, valite vasakpoolt menüüs maksed, siit on uus makse, vajutage selle peale, täidate sajanimi, sajakontot, summad ja sooritate tehingut. Swedbanka kohta on suht sarnane, sellest võib-olla räägib Evelin. Ja, ma võtan siis sõna, et Swedbankis on tõesti samamoodi nagu LHV-st räägite, et logite sisse oma Swedbanki internetipanga, siis valite igapäevapanganduse all, vajutate selle igapäevapanganduse peale esiteks ja siis maksete alt vajutate uus siseriiklik makse, aga meil on välja toodud ka, kui LHV sai valitud välismakse või siis uus siseriiklik makse, aga meil on eraldi toodud need punktikesed siit, et kui on välismakse, siis eraldi ja kui on uus makse, siis ka eraldi. Et kui te vajutate uute siseriikliku makse, siis siin on olemas juba otsing ka paremalt poolt, et te võite valida, sisestada nime ja ta leiab saajakonto, mis te panete ka sisse, maksan kontole ehk siis summa, mis kontolt esiteks te valite, inimestel võib olla 5 erinevat kontot ja klient peab panema tähele, et mis kontolt ta maksab, mis summat ta maksab, et siia ta sisestab numbriliselt seda summat, kas see tuleb selgitus, näiteks ostu eest tõesti võib olla selgitus piisab, aga näiteks sellised arved nagu Elisale või Teliale või te maksate mingit kindlustus, kindlasti on olemas kliendinumber või viitenumber, et siin on välja toodud see viitenumber, et mõne puhul on tõesti välja toodud, et palun sisesta viitenumber, see on kohustuslik, et mingi asutusele on lihtsam leida seda ülekandet pärast. Ja siis samamoodi kinnitate, kas salvestate seda endale ja maksate hiljem seda või siis kinnitate ehk siis paroolidega, mismoodi inimene logib, kas on Smart-ID, mobiil-ID, PIN-kalkulaatori võimalus, on olemas ID-kaardi võimalust. Vajutades kinnita, makse saab tehtud. Samamoodi käib olukord ka Coopi kohta, et igal pool on suht sarnane protseduur. Natuke mainin ka välikmaksete kohta ehk välikmakse on kiire makseteenus, mis võimaldab raha kanda ühe pangakonto ja teise panga kohta vahel peaaegu reaalajas. Ja Eestis välikmakseteenust pakuvad mitmed pangad ja seal hulgas on Swedbank, SEB, LHV ja Coop Pank. Siin tuleb meeles pidada, et välikmakse saamiseks peab mõlemal osapoolel olema avatud pangakonto, mis toetab välikmaksete teenust. Evelin, kas selle jaoks on mõni eraldi vaade internetipangas, kust saab seda välikmaksete teenust kontrollida? Ma kohe täpsustan, vaatan ruttu oma internetipanka, aga Me võime selle eraldi ei ole. Ei ole. Ei ole. Siis räägime püsikorraldusest. Selleks, et teostada püsikorraldust, LHV internetipangast tuleb esialgu sisse logida, siis valida menüüst maksed ja seejärel püsikorraldused. Siit valime püsikorraldused, valime lisapüsikorraldus ja siis tekib vaade, kuhu saab kõik vajaliku info täita, jälle kelle kontolt, kellele, millises summas maksekirjeldus, millal hakkab püsikorraldus kehtima, millal see peab lõppema ja kui tihti
peab seda püsikorraldust teostada ehk maksesagedust. Anna, mis on püsikorraldus? Äh, Kas saad öelda? Püsikorraldus on tehingu liig, et näiteks inimene soovib igakuiselt teha rahaülekannet teisele isikule, kas oma pereliikmele näiteks toetada emad või vanaemad. Ja ta ei taha iga kord nagu iga kuu tulla internetipanga ja kanda näiteks 100 eurot oma emale või vanaemale ja selleks ta vormistab seda püsikorraldust näiteks järgmise aasta jooksul iga kuu 7. kuupäeval minu konto pealt läheb sihuke toetus näiteks 100 euro ulatuses minu vanaemale. Ehk see kehtib aasta aega. Mitä sulle? Ja samamoodi seda võib teostada ka SEBis ja ka Swedbankis ja siin jälle Võtan sõna samamoodi mina, et püsikorraldus tõesti te leiate seal igapäevapanganduse all, kus me vaatasime enne uus siseriiklik makse, me näitasime ka, et välismakse on olemas ja siis ka välismakse juures on tõesti see püsikorraldus olemas. Anne räägis tõesti väga õiget juttu, et kuidas see käib, kuidas me saame sisestada. Ma toon mõni näide ka, et mõni inimene pöördub näiteks olemas mingi laen võetud või järelmaks, kus ta peab iga kuu kindlad summad maksama. Näiteks tuleb seal 50 euro laenu, mingi laen ostavad Euronics tihti või sellises poedes, siis nad tulevad meie juurde, me ei tee mingit e-arvet, me teeme vaid püsikorraldust, et näiteks 8 kuud ma pean iga kuu maksma 50 euro, et see on tõesti väga mugav, et kliendi ei pea kas või kontoris käima pangas või ei pea logima internetipanga, ehk siis teie poolt on rohkem internetipanga, et siit ta vajutab lisan püsikorraldust. Ja siis ta läheb edasi siia teisele lehele, kus ta valib samamoodi kontonumber, kas ta valib määratu makse alt, sealt saab salvestatud maksed panna siia, siis ta paneb saaja nimi, saaja konto, ehk siis on summa olemas, konverteeritakse ehk siis teises valuutas, kui inimene soovib tõesti välja valida, siis ta paneb selgitus või viitenumber, sõltub, kas ta saadab oma lapselapsele 50 euro või ta maksab laenu, samamoodi üür, et kui inimene üürib korterit, ma ei tea, 300 euro iga kuu on see üür, et ta võibki panna aasta algusest aasta lõpuni sinna, et ta maksabki automaatselt seda üüri ja te ei pea muretsema, et kindlal kuupäeval läheb see ülekanne omanikule. Edaspidi räägime natuke viipemaksetest ja digitaalset rahakottidest. Tõin siia välja slaidile info viipemaksete ja digitaalsete rahakottide kohta. Viipemakse võimalus tekib meil näiteks telefonis või nutikellas ja me võime seda seadistada erinevate meetmete abil. Näiteks on olemas sellised asjad nagu Apple Pay, Google Pay, Garmin, midagi veel, kui ma ei eksi. Mina enda poolt üritasin üles leida ja teile jagada asjakohased lingid, kuidas võib neid asju seadistada ja sellest lähemalt lugeda Swedbankis, LHV-s, SEBis, Coopis ja Luminoris ja võib-olla Evelin jagab ka mingit infot selle kohta täpsemalt. Viipemakse tõesti, kui te lähete Swedbanki kodulehele, valite seal kaardid, siis meil on näiteks makseviisid olemas, et tõesti seal on välja toodud Google Pay, Apple Pay, mobiilsed viipemaksed Androidi puhul, Fitbit Pay, Garmin ehk siis kellaga maksmine ja Fidesmo. Et kõik need asjad on siin ilusti välja toodud. Et kui vajutada siia lingi peale, siis tõesti saab kogu informatsiooni sealt lugeda. Aga seda infot on päris palju, nii et ma arvan, praegu lugema seda ei hakka. Ja. Nii, järgmiseks, kuidas aktiveerida ja deaktiveerida internetipangas turvalised internetiostud. Toon 2 näidet.
jälle LHV ja Swedbanka kohta. Siin näiteks LHV puhul logite sisse internetipanga, valige seaded ja seejärel kaardid. Valige kaart, mille turvalise internetioste soovite aktiveerida või deaktiveerida. Ja lehe allosas asuvas internetimaksude turvalises osas saate aktiveerida neid või deaktiveerida jälle. Ja kui olete oma valikud teinud, siis vajutage salvesta. Swedbankas protseduur ühelt poolt sarnane, Jaa. teiselt poolt on natuke teistsugune. Et tõesti, Swedbankas on ka väga sarnane, et meil on olemas ostud internetis kaardide all ja siis kaardi ise enda kaardi all saab seda interneti ostu sisse lülitada, et valite kaarte, milline siis turvalise kaardi juurde te soovitate seda interneti ostu aktiveerida või deaktiveerida, kas te vajute aktiveerida või siis, kui te soovite deaktiveerida, vajute tühista ja sellega on kõik, tegelikult seal on väga lihtne, et ainult 2 klikki. Lihtsalt see on kaardi all, et te peate seda kohta teadma, kus see asub. Ja siis lõpus te vajutate salvesta. Aitäh, Evelin. Järgmiseks teemaks meil on rahatarkus ja pangapetturid. Nii, esialgu räägin sellest, et millistest keskkondadest saab rahatarkusi juurde õppida. Siin slaidis on toodud Eesti rahatarkuse allikad ja tutvustan neid lähemalt. Esiteks, Minu raha. Tegemist on Eesti ühe terviklikuma rahatarkuse portaaliga, mis katab väga laia teemade ringi rahaasjade planeerimisest, investeerimise, pensionini välja. Rahakool. See on Eesti suurim rahatarkuse portaal, mis pakub tasuta artikleid, videot ja koolitusi erinevate finantsteemade kohta, nagu näiteks investeerimine, krediitkaardid ja laenud. Rahafoorum. See on Eesti populaarsim finantsfoorum, kus inimesed saavad jagada oma kogemusi ja küsida nõu finantsteemadel. Pensionikeskus. See on riiklik portaal, mis annab infot pensionisüsteemi kohta ja võimaldab inimestel arvutada oma tulevase pensioni suurust. Rahajutud. Siia portaali on kogutud erinevad rahatarkusega seotud blogid. Ja lõpuks rahaedu põhimõtted. See on Facebooki blogi, kus rahatarkuse eksperdid Kristjan Liivamägi, Tõnn Taltsepp ja Tarvo Vaarmets jagavad kasuliki ideed ja mõtteid. Tutvustan ka rahvusvaheliseid rahatarkuse allikaid. Näiteks Investopedia. See on üks populaarsemaid finantsteenuse veebilehti, mis pakub laia valikut tasuta artikleid, videod ja juhendeid erinevate finantsteemade kohta. The Balance. See on veel üks populaarne finantsteenuse portaal, mis samuti pakub tasuta artikleid ja juhendeid erinevate teemade kohta. Näiteks investeerimine, laenud ja krediitkaardid. NerdWallet. Veebisait, mis pakub erinevate finants- ja tarbimisteemadele juhendeid, et aidata inimestel teha teadlikke finantsotsuseid. Financial Samurai. See on üks populaarsemaid isikliku rahanduse veebisaidi USA-s. Selle veebisaidi eesmärk on pakkuda lugejate teavet ja nõuandeid erinevate rahandusalaste teemade kohta, nagu näiteks pensioni planeerimine, kinnisvara, laenud ja jälle krediitkaardid. Ritholz. Selle veebi asutas Barry Ritholz. Ta on finantsteenuste valdkonnas tunnustatud ajakirjanik ja blogija. Sisu on sisuliselt sama nagu teistel finantsveebilehtedel. Ja lõpuks on Money Under 30. See on veebisait, mis pakub nõuandeid ja juhendeid noortele täiskasvanutele, kes soovivad oma rahaasjadest targalt toimida. Järgmiseks on meil pangapetturid. Tänapäeval on väga palju kuulda, et helistatakse, kirjutatakse SMS-i, emaili ja inimesi petakse ja varastatakse raha pidevalt. Ja põhiskeemid on tegelikult järgnevad, et näiteks Omniva SMS-id,
et Omniva nimel levitakse mitu erinevat petukirja emailide ja SMS-ide kaudu paki saamise kohta. Siis on sellised tegijad nagu pangatöötajad, et võetakse ühendust telefoni, e-kirja või SMS-i kaudu ning väidetakse, et on toimunud valeülekande. Ja kolmandaks nad läksid juba edasi, et politsei samamoodi võetakse ühendust telefonikõne kaudu ning väidetakse, et keegi on pangas esitanud notariaalselt kinnitatud volituse ja nüüd soovib raha välja võtta. Nendest siis lähemalt. Esimesena toon välja Omniva neidised, et nii emaili kaudu kirjutatakse teile, et pakk on teile aadressile toimetanud ja te peate nüüd selle eest maksma või siis SMS-i kaudu. Tõin välja lingi Omniva veebilehekülje kohta, et sealt võib üles leida nagu mitmed neid näidiseid ja lugeda, kuidas saab end kaitsta. Teiseks on meil näiteks Swedbank ja võib-olla sellest lähemalt räägib jälle Evelin. Ja tõesti, et Swedbankist juba mitu aastat see toimib, see tuli paar aastat tagasi, kui hakati kliendile alguses helistama. Näited on sellised, et kas klient on kaardiga kuskil maksnud, küsitakse, kas te olete seda teinud maksed, et kui ei ole teinud, te peate ruttu logima sisse internetipanga või siis andma meile kasutajatunnus ja siis kinnitama sellega, et me peatame teie nii-öelda ülekanne edasi või siis tõesti mingi ülekanne kontolt kontole või erinevad need näited on tulnud või siis keegi proovib logida teie internetipanga või logis juba sisse, et me proovime praegu peatuda, et rohkem nagu hirmutavad, et inimesed algusest usaldasid, tõesti andsid need kasutajatunnused, kinnitasid paroolidega ja siis nad said limiite tõsta, kõiki ülekandeid teha, kas laenu võtta peale ja see on tõesti väga-väga ohtlik asi. Et telefoni teel me mitte kunagi ei küsi mingid andmed, et pigem me võime nagu täpsustada, kas oli see või ei olnud. Me suuname klienti ikka kontorisse, kui tõesti tekib selline olukord, aga jah. Pankis ei võtta ühendust ja ei palu kunagi kasutajatunnust ega kinnitada parooliga mingi link. On ka lingid ja e-kirjad SMS-id tulnud ka, et te peate kuskile logima sisse ja selle lingi kaudu te peatate mingi maksed. Ja seda kahjuks juhtub päris tihti. Ja tihti ja ma lisan ka siia võib-olla juurde, et on olemas selline programm, mida inimesed ka endale laadivad, mis nad ütlevad. See on AnyDesk, ehk siis nad võtavad teie kas telefoni, arvuti, tahvelarvuti enda võimesse ja saavad seal kõike teha. Ehk siis te selle programmiga jagate kõik oma ekraani neile ja nad näevad, mis te teete seal. Et tõesti, see on väga-väga ohtlik. Et mitte kunagi ei soovita öelda oma andmed, et kui on vaja, siis suunata klienti ikka kontorisse või siis meie numbrile helistada ise. Sellest ma pole isegi kuulnud, see on mõni uus skeem jälle. Ja, AnyDesk on tõesti selline programm, et võtab teie andmed endasse, et näeb teie ekraani, näeb teie telefoni, et kõik, mis te teete seal. Kas on seda kuidagi on võimalik testida või aru saada, kas see programm on sinu arvutisse on kuidagi sisse saanud või pole? Ei, inimesed ise alla laadivad seda programmi endale, et nad helistavad sellega, et te peate nüüd panema selline kaitse endale peale, nad nimetavad seda kaitseks. Me oleme juba klientidel kuulnud eelnevalt, et see programm kaitseb kõik teie andmed ja kõik, aga vastupidi, see programm annab. Nii-öelda, et jagab ekraani. Selge. Ja seda juhtub nagu ma tean, iga panga kohta võib teile helistada. Peaasi, et peab kontrollima, sest vahelt nad helistavad ja räägivad näiteks, et ma olen Luminorist ja kui teil Luminoris pole, inimesed ehmatavad. Aga peab pöörama esialgu tähelepanu sellele, et teil ei pruugi olla üldse Luminoris mingi pangakontot
ja ei tohi kindlasti ehmatada, peab nagu rahulikult võtta aega ja rahulikult reageerida. Ja nad helistavadki, ma lisan siia juurde, et nad võivad helistada, öelda, et ma olen Swedbanki, ma ei tea, seal nõustaja, kes tahab teiega ühendust võtta. Sain aru, et räägivad rohkem vene keelt. Eesti keelt ei räägi üldse, kui vastata eesti keeles, siis pannakse toru ikka kinni, aga vene keeles räägitakse ja kliendid usaldavad. Ja võib juhtuda see, et helistavad näiteks Swedbankis, mul ei ole kontot, ma ütlen, et ei ole. Ja mõne aja pärast helistavad ja juba küsivad, et ma olen Luminori inimene, sama numbril või siis teiselt numbril helistab ja siis uurib, kus kohas siis teil on. Et kuhu ta saab teiega logida sisse. Ma võin veel lisada, et helistatakse ja räägitakse, et mina olen Google'i töötaja ja kuidagi ma ei tea seda skeemi, aga üritatakse varastada emaili kaudu ka teie andmeid, et sellega edaspidi nagu asju teha. Ehk ma täpsemalt ei tea, aga ma olen ükskord kuulnud, et sõbransile just helistas Google töötaja. See on midagi uut vist, jah. Ja kogu aeg nad genereerivad midagi uut ja peab olema valvel, nagu et kontrollida, jälgida, kes meile helistab. Lisaks näiteks on mitu näidet ka, et helistatakse ja tutvustatakse end politseitöötuna ja kui te lähete ja kontrollite, kas selline inimene on täitsa eksisteerib, tõsi, ta eksisteerib, varastatakse avalikult andmeid politsei lehelt ja räägitakse, et mina olen selline inimene ja näiteks kõnega helistatakse ning räägitakse, nagu ma olen maininud, pank on tulnud inimene, kellel on kaasas teie poolt tehtud ning notariaalselt kinnitatud volitus ja pank tundus, et see on kahtlane ja nad kutsusid politseid kohale ja nüüd politsei sellega tegeleb. Teiseks näiteks räägitakse, et kliendile on et käimas on politseioperatsioon, mille eesmärk on tuvastada panga sisepettusi ja korruptiivseid töötajaid ja seejärel palutakse kliendil minna pangakontorisse, et võtta välja suur summa sularaha. Saadetakse ka SMS ja nende SMS siis on väga häiriv ja reeglina selline stressi tekitav ja närviliseks ajav. Ja see on kindlasti eesmärgiga, et inimese kriitilist mõtlemisest häirida. Jälle lisasin teie jaoks lingi politsei.ee, kus saab leida infot, kuidas nad helistavad, mida räägivad ja kuidas end kaitsta. Tõin välja ka mõned nipid, et kuidas end kaitset. Olge skeptiline ning leidke aega analüüsimiseks. Kontrollige internetis loodud uute kontaktide, inimese ettevõtteid ja pakkumiste tausta. Enne kiirlaenu võtmist kindlasti mõelge läbi, kas teil on vaja seda. Kasutage mitmetasandilist autentimist ja kaitske oma seadmeid pahavara eest. Ärge kasutage sama parooli mitmes kohas ja vahetage parooli vähemalt kord aastas. Ning kindlasti ärge avaldage isiklikus kasutamiseks mõeldud teavet nagu smart ID-koodid, mobiil-ID-koodid, kasutajanimed, paroolid ja nii edasi. Ja need olid meie põhilised teemad ja nüüd meil on kogutud vastused teile küsimustele, mis te saatsite meile LMG-tidele. Ehk esialgu ma sooviksin rääkida otsingust, et kui mina olen valmistanud ette selle presentatsiooni koos Eveliniga, siis pean tunnistama, et hästi palju ise kasutasin ka otsingu võimalust panga veebilehel ja tuli välja, see on väga mugav ja annab head ülevaadet. Näiteks kui on tokside sisse limiidid, siis LHVS on mugavalt kuvatakse välja teemade kaupa, et kus ma näen oma kontode ülekandete limiiti, kuidas ma saan neid muuta. Väga hästi toimub otsing ja sorteerimine. Samamoodi võib otsida ka Swedbankis ja ka Swedbankis.
Swedbankis on tõesti see väga lihtne, et siin on nagu mõni asi me näeme tõesti, et siin on olemas näiteks püsikorraldus, nagu me käisime seal igapäevapanganduse all, et leidsime, aga on olemas ka selline asi, et kui klient soovib uut kontot endale avada, meil ei ole siin eraldi välja toodud, kui logid sisse, et avan endale lisakontot, et siis juurde uut kontot, et kui te panete otsingusse konto avamine, lisakonto avamine, siis tõesti ta lööb välja seda, aga muidu peab otsima koondväljavõtte ehk siis igapäevapangandus, konto info, lähete koondväljavõtte sisse ja seal on see lisakonto võimalus, aga see otsingumonitor tõesti aitab, et lihtsustab inimeste elu. Et kui ma ei tea, kust ma midagi leian, siis ma panen, kui ma olen näiteks Swedbanki klient, kasutan seda kogu aeg, aga LHV-s ma ei oma kontot, siis ma kindlasti logiks sisse ja otsingu monitori abilt otsiks endale vajaliku info. Nii, järgmiseks, kuidas suurendada limiiti? Siin on mõeldud ülekandeliimiidid ja näiteks LHV kohta, et logige sisse, siis vasakul pool info ja seaded, kontod ja limiitid. Teile kuvatakse vaade ja siin te võite muuta limiite. Näiteks siit on olemas muuda ülekandelimiiti, vajutate, täidate ära ja vajutate salvesta. Suht samamoodi käib sebis, et vasakult poolt logite sisse siin on kaartide limiitid näiteks, kuidas muuta. Valite minu kaardid ja siin muudetakse kaarti limiiti. Swedbankis on eraldi. Et ma võtan siis sõna, et nagu eelnevalt oli seal LHV oma ülekandelimiidid ja SEB oli kaardilimiidid, et esimene asi, mida peab täpsustama kliendilt, kellelgi on mikrofon lahti, et täpsustada kliendile, et kas see on ülekandelimiidid või siis kaardilimiidid, et siin me näeme digipangandusse all ülekandelimiidid, et kui klient ühel kontolt teisele kontole soovib ülekande teha, aga limiit ei võimalda, siis siit te saate seda valida. Nagu te näete, et siin internetipangas te ise saate muuta kuni 10 000 euro päeva ja 10 000 euro kuu, et siin te panete need limiidid ja salvestada. Kui te tõesti soovite suuremat, siis seda taotluse nimelt saab saata, siis te peate selgitama, kui suur see summa on, miks nii suurt summa teil on vaja, kuhu te teete ülekanne ja oleks väga hea, kui tuleb ka päritolu selgitus, et kus see raha on teil laekunud. Ja samamoodi meie inimesed, töötajad pangas saavad üle vaadata seda, kontrollida kõike ja kinnitus saata teile, et te peate muidu pärast allkirjastama seda dokumendi veel juurde, et kui on suurem limiit kui 10 000, aga internetipangas on väga lihtne teha kuni 10 000 euro. Et siin ka näitab nagu päevane limiit, kui te olete juba ülekanne näiteks nagu siin on välja toodud 40 euro teinud ja kuu limiit 75, ehk siis palju on praegu teil näiteks jäänud seda limiite, et kindlasti kontrollida ka seda, et see on väga hea asi. Aitäh. Oi, vabandust. Kuidas? Huvitav. Üks hetk leian meie õiget slaidi. Teenused, kuidas aktiveerida kaarti. Nii, räägime nüüd sellest, kuidas võib aktiveerida kaarti. LHV pangas saab kaarti aktiveerida järgmiselt. Logite sisse, ilma sisse logimata väga palju teha ei saa, nagu on juba näha. Valige kaartide ainult aktiveerimine ja seejärel valige kaart, mida soovite aktiveerida. Jälgige juhiseid, sisestage vajalikud andmeid, nagu kaardi number ja turvakood. Ja kui olete sisestanud, vajutate aktiveeri ja peale kaardi aktiveerides võite kohe seda kasutama hakata. Et siin ma võtan ka ise juttu, tõesti Swedbankis on ka igapäevapanganduse all, kõrval on see kaardi osa, vajutada debetkaardi peale ehk siis või siis minu kaardi peale.
mõlemalt poolt te pääsete oma kaardi juurde ja siin te näete minu debetkaart, teie debetkaardi nimetus, number, kaua ta kehtib, mismoodi ta oli saanud posti teel, näete seda staatus, kas on aktiivne või mitte aktiivne, praegu on mitte aktiivne ja vajutate nuppu aktiveeri. Vajutades siia, te peate vajutama kõik need lahtrid, et siin on olemas kaardi omanik, kaardi number, siis tagakaardil on see CVC2 kood ehk siis see kood, mida te peate sisestama 3 numbrikest. Siin on jah või rah on tõesti kirjutatud, siis siin allpool kindlasti valige viibemaksed, kas te soovite need viibemaksed sisse lülitada või siis ei soovi, nagu te teate viibemakse ehk siis kaardi panen terminali juurde, piiksutan ja raha läheb maha ja internetiostud on samamoodi siin kohas olemas, et kui enne me panime need turvalised internetiostud, räägisime üle, et siin ka neid saab sisse lülitada ja vajutada peab nupule jätka ja kinnitada. Lisaks on olemas selline asi nagu e-teenused panga kaudu ja võib-olla Evelin, sa tutvustad ka? Ja, et tõesti on olemas Maksu- ja Tolliamet ja Transpordiamet, et 2 sellist nii-öelda meiepoolset e-teenust, mis me pakume, et kui te teete tuludeklaratsiooni või soovite Maksuametisse logida sisse, et te saate läbi meie internetipanga kogu oma andmetega juba sisse logida, et need andmed lähevad sinna automaatselt ja siin te näete, et millal seda saab teha, kui oluline see on ja siin on informatsioon Maksu- ja Tolliameti kohta ka olemas. Et siin on välja toodud ID-kaardi abil logimine sisse, et siin on eraldi ka see nupuke, et sisenen. Ja samamoodi saab ka Transpordiametisse. Ja, sisse logida. Sisse logida. Kas te lähete oma kodulehele sinna peale e-teenindus.mta.ee või siis te logite läbi panga süsteemi? Siis on pangade kalkulaatorid. Ja LHV-s näiteks ei ole ühte kohta, kuhu kogutud kõik pangakalkulaatorid ja ma tõin siin eraldi kodulaenu, väikelaenu jaoks erinevate laenukalkulaatoreid. Aga näiteks Swedbankal on need kõik koos. Ja, et tõesti erakliendi alt te näete sellist kohta nagu kalkulaatorid. Siin Anna juba tõi välja seda lingikest, kuhu peale te saate pärast vajutada ja siseneda. Et siin on tõesti arveldused ehk siis IBAN-i kalkulaator, arvelduskonto kalkulaator, valuuta kalkulaator olemas, valuutakursi kalkulaator. Et kui te soovite konverteerida oma kontolt teise valuutasse, kodulaenu ehk siis maksimaalse laenusumma kalkulaator, kuhu te võite sisestada oma palka ehk siis sissetulekut ja seal tuleb see skaala, et maksimaalne laenusumma. Ja samamoodi liikluskindlustus, kaskokindlustus, kodukindlustuse kalkulaator, nagu me eelnevalt oleme rääginud, et siin saab arvutada, palju see kindlustusmaks tuleb siis teil, et kui te kindlustate oma kodu või oma elu. Ja samamoodi 3. samba pensionikalkulaator olemas, et kui ma kogun pensionit, igakuiselt panustan 50 €, palju see tuleb aastane kogumine ja palju siis ma saan seal tulumaksu soodustust tagasi, ehk 20%, palju see summa mul koos on. Ehk siis laenu, kindlustuse ja kõige muude asja kalkulaator meil olemas ja väga mugav. Võib-olla veel kord turvalistest ostudest internetis, et mida peab internetipoodildes meeles pidada ja võib-olla ma ei hakka kõik seda teksti läbi lugema, et lihtsalt näidan teile, et meil on sellised teemad nagu mida peab meeles pidada, kuidas pettust ennetada, mida teha, kui olete pettuse ohvriks langenud. Et siin kindlasti
võtke Jaa. pangaga võimalikult Jaa. kiiresti ühendust. Ma võin ise natukene ka Mhm. rääkida, et tõesti, et kui on juhtunud niimoodi, et teile helistati või olete käinud kuskil lingis, vajutasite mingi lingi peale ja sattusite pettuse ohvriks, siis kindlasti, kui on võimalik, tulge kas või kontorisse, helistage meie infoliini, seletage, mis on juhtunud. Kindlasti on vaja kõik internetipanga kasutajad panna, ehk siis kasutajatunnuse kinnipanemine. Soovitan kõike tühistada, et kui on Anydeskiga selle programmiga, mis ma olen eelnevalt rääkinud, siis palun kustutage, tehke nagu täisversiooni see puhastus telefonil või siis tahvelarvutil või arvutil, et see on tõesti väga ohtlik. Jah, siin on veel välja toodud, miks peab panga võimalikult kiiresti teavitama. Ehk pank saab ennetada arvelduskonto edasist väärtkasutust ja pank saab tühistada või vaidlustada ülekande või kaarditehingu. Ehk siis peatada õigel ajal seda ülekande ja siis võib juhtuda, et tõesti, kui kiiresti te pöördate meie poole, nii kiiresti me saame seda kõike peatada ja võib-olla ei saate kannatada. Ja siis väike juhend, et mida peab täpsemalt teavitama pangale ehk siis enda poolt võite aidata paremini võimalikult kiiresti seda juhtumit lahendada. Ja, et kindlasti andke kõik need, mis on juhtunud, kuidas on juhtunud, kes helistas, kuidas helistas, telefoninumber, mis oli tõesti, et mida te olete andnud, kas te andsite kasutajatunnus või kas te kinnitasite paroolidega midagi, et kõik need asjad kohe rääkige ja siis saame kiiresti reageerida. Nii, siis veel oli selline küsimus, et kuidas muuta laenu kuupäeva. Selle kohta ma leidsin nii palju infot, aga võib-olla Evelin jälle jagab paremini, et sa tead paremini. Jah, sa läksid edasi, et tõesti, et siin olemas ka laenukuupäevad, et see käib kõik internetipangas, et sõltub, mis kuupäeva te muudate, et siis tõesti valite laenud, siis valite, ma kohe teen ka lahti meie internetipanga lehte, et mul oleks hea laenud. Korra. Et mis laenu te soovite, mis kuupäeva te soovite ja siis sealt liigute edasi ja see ongi nagu muuda graafiku alt, et te saate maksekuupäeva liigutada kas paar päeva nagu lühemaks või 3-5 päeva pikemaks, et kui oli 10. kuupäeval, siis panete 15 ja siis kinnitate oma valikut. Ja seal järel te vajutate salvesta. Et kindlasti, kui teil on olemas laen, te saate proovida seda järgi, et logida internetipanga ja selle juhendi järgi proovida ära teha. See oli veel selline küsimus, et kuidas avada lisakontot. Olen leidnud, et Swedbankil on olemas täitsa selline võimalus. Ja, et siin on ettevõtte juhatuse liige kohta, ehk siis siin on ärikliendi kohta. Ma leian, siin on info, aga nagu ma olen eelnevalt rääkinud, et kui inimesel on juba konto olemas ja ta tõesti soovib endale lisakontot avada, nagu ma enne juhendasin, et kas te kasutate otsingumonitoori, panete sinna konto avamine või lisakonto avamine või mingi selline nimetus võiks olla seal luupi peal või siis te lähete igapäevapangandus, kus vasakul tulbas on olemas kontoinfo, seal on kond väljavõte ja te näete oma praegused kontod ja seal on ka eraldi nupp, mis võimaldab lisakonto avamist. Te vajutate selle nuppu peale ja siis kinnitate ja näete oma internetipangas, et lisakonto tuli tõesti juurde. Ja kui te ei vaja seda lisakontot, ma võib-olla räägin natukene juurde. Ise seda kinni kuskil panna ei saa, aga olemas ka pangateade kontoga seotud küsimused, et sinna kirjutada, et palun see konto sulgeda. Mis põhjus seal võiks olla ka, et ei näe vajadust seda kasutada või avasin kogemata. Või kas või proovite ise ja samamoodi saab pangateatega seda kinni panna.
et natukene sellist informatsiooni. Ning see oli meie viimane asi, millest sooviksime täna rääkida. Evelyn, suur tänu selle sisuga ettekanne eest ja kas võib-olla meil chatis on lisaküsimused või soovite mikrofoni kaudu küsida? Ehk kõik on Meil on teretulnud. tulnud üks küsimus chati. Kuidas aktiveerida kaardi, kui puudub vanainimesel internetipank ja lähem pangakontor asub ka 60 kilomeetri kaugusel? Siis ma võin rääkida, jah. Ja, palun. Et tõesti on need juhtumid olemas pangas, et kui inimesel ei ole internetipanga ja ei ole seda võimalust kasutada, nuputelefon, et kaart tuleb tõesti, kui nii võtta, kui inimesel ei ole volitus, meie soovitame kindlasti, kui on vana inimene, ei kasuta internetipanga, kas teha volitus meil pangas sees kontopõhist ehk siis ühe kontoga seotud või siis kliendipõhist. Kindlasti soovitan, et inimene teeks oma sugulasele, keda ta usaldab, et pärast ei juhtuks mingit pahat asja seal konto peal, kui see inimene võib pöörduda panka ja teha kõik, mis ta soovib, või siis tõesti kontorisse tulla ja aktiveerida seda kaardi, kuna telefoni teel see on väga raske teha. Me peame tuvastama, kes isik see on. Ja on ka olemas see, et kas kaart tuli, internetipangad tegelikult ei tule, et kas kaart tuli postiga koju, et tavaliselt need, kes ei kasuta internetipanga, ikka kasutavad, külastavad kontorit. Et ma ei tea, kui palju neid on ja tõesti. Selline Aga ka küsimus soovitan ja volitus juurde ja tuli. tõesti. Ja. Kas volitusi saab teha ka internetipangas? Praegu ma mõtlen selle peale, kas see võiks olla digitaalne, aga see volitus kindlasti on siis notariaalne. Et digitaalselt allkirjastatud, saadetud meile pangaga, see on ka tasuline teenus. Ma võin mõelda selle peale, et notari väljakutsumine koju või siis notari juures käimine või siis tõesti, et kui on võimalik korra käia pangas, siis kindlasti mainida neile, et palun tehke volitus inimesele, keda te usaldate ja see inimene, ta võibki teha pikemaks perioodiks, ta võib teha aastaks, ta võib teha niimoodi, et täna teeb ja lõpeb siis, kui ta lõpeb. Et mingit aega ei pane sinna lõppu. Aga muidu on olemas notariaalsed volitused ja siis pangas volitused. Ja siis veel küsimus, kas internetipanga omamiseks peab tingimata olema meili aadress? Ei, internetipanga omamiseks tõesti ei pea. Internetipanga omamiseks te tulete meile kontoris, saavate internetipanga kasutajatunnus. Kas te hakkate kasutama läbi ID-kaardi sisse logimist või siis läbi Smart-ID või mobiil-ID, et meil on erinevad. Samamoodi ka PIN-kalkulaator, aga e-maili keegi ei küsi. Et see on teie isiklik. Et kui ma ei soovi oma e-maili avaldada, siis ma ei avalda. Kas veel tuleb ühte küsimus? Ja, Coopil on sisse logides kohe e-mail, muidu ei saa edasi. Siiski tundub, et Coopil on teistmoodi kirjutatakse. Olla ja, et mõnes mõttes kõik pangad on sarnased, aga kõigidel on omad tingimused, mis peab olema. Et kui meil näiteks kontoris käib inimene ja avab kontot, siis me küsime ja inimene ise teab, kas ta avaldab meile oma e-maili ja mõnedel on tõesti e-mailid olemas, aga nad ei kasuta neid, siis sinna info võib tulla, aga mõtet ei ole. Kui te niikuinii seda ei loe, et meie informatsioon kõik liigub ikka internetipanga, et kui te logite sisse, te näete kõik vajalik info. Et kui meil on soov ühendust võtta panga teatega, me võtame ka ühendust või siis tõesti helistame. Aitäh! Mae küsib, kas konto kasutajal peavad olema volitava isiku andmed dokumentidena kaasas, kas need peavad olema ametlikult kinnitatud?
No enamus, mis me oleme praegu kohtunud, et ikka panka tulevad 2 inimest või tõesti teise isiku andmed, et kelle nimele me teeme seda, aga jah, isikukood ees perekonnanimi me vajame. Aga praktika näitab, et inimesed tulevad koos, et kui on vanem näiteks proua, võtab oma tütre või poja või lapselapse kaasa või mingi naaber on, kellega nad suhtlevad nagu sugulased, nagu pere, et ikka käivad koos. Kas internetipankas on võimalus tellida uus pankakaart edaspidi koju saatmisena? Ja te saate ise valida, et kui te logite internetipanka, lähete tellima uus kaart endale või siis teisele isikule, keda te aitate seal. Et seal saab valida, kas te soovite seda posti teel tellida, kindlasti kontrolliga vaja andmed, kas enda andmed või teise isiku andmed, kas ta ikka elab sellel aadressil, et me iga kord, kui inimene tuleb panka, küsime ikka teie kontaktaadresse selle jaoks, et äkki vahetus midagi ja tellime kaart ja kaart läheb postkasti teisele isikule, et mida me nagu ei taha. Aga muidu jah, ise saate valida kontor või siis postiga koju ja ise saate sisestada ka, kuhu postiga ta tuleb, mis aadressile. Mae küsib, kui pikenduskaart tuleb, siis on mingil ajal võimalus saamisviisi muuta. Kas te mõtlete, et kui kaart juba tuli või kaart alles tuleb? Tulemas, ma saan aru. Et kui ma mõtlen, et kui teade tuleb, et 2 kuud ette me saadame tavaliselt teade, et näiteks kui 1. juuli teie kaart juba kehtivus lõpeb, siis 1. mai me hakkame juba seda protsessi saatma. Muidu jah, te saate kas helistada infoliini või siis internetipangas seda ära vahetada või siis kontorisse tulla, kus me saame ka vahetada, et see tuleks näiteks postiga teel või siis vastupidi, et tuleks kontorisse, kui näiteks teid ei ole olemas, te teete kusjuures selle pangakaardi kohta ja volituste kohta, et kui kaart peaks jõudma postiga koju, inimene läheb reisile mitmeks kuuks, sest seal aktiveerimisaeg on ka olemas eraldi välja toodud, et mis aja jooksul te peate kaardi aktiveerima, siis tõesti võib seda kontorisse tellida ja internetipangas vahetate, teete ka volitust teisele isikule ja teine isik tuleb ja kätte saab teie kaardi. Aitäh! Kaire küsib, kas kaart saadetakse koju ka nendele, kel pole internetipanka ja kui inimesele tuleb kaart koju, siis tal on ju kunagi olnud internetipank. Tõesti on juhtumid, kas oli internetipank ja saadetakse koju, on ka inimene ise pannud, kunagi võib-olla sai need kaardid koju ja nüüd näiteks ei kasuta internetipanka, ei ole võimalus, mõnel on terviseprobleemid ja võib juhtuda, et kaart saadetakse postiga koju. Et kui seda kaart tuleb teile postiga koju, siis soovitan pöörduda kontorisse või siis helistada meie infoliini ja nii-öelda tellida uus kaart võib-olla kontorisse, aga kõige mõistlikum, kui tuli juba, et see kaart ja siis pöörduda pigem kontorisse, aga saan ka aru, et mõnel ei ole liikumisvõimalust. Aitäh! Ootame, kas veel tuleb ühtegi küsimust? Kas veel keegi ühtegi küsimus? Veel viimane see võimalus? Tundub, et ei ole. Siis aitäh kõigile osalejatele ja aitäh meie esinejatele Annale ja Evelinile ja järgmine seminar meil toimub juba järgmisel kolmapäeval, kus teema on telekommunikatsioonifirmade e-teenused ja esineb Hego Aulemp-Ensling Teliast. Kohtumiseni! Aitäh teile! Nägemist! Nägemist!